Tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Salumäe. Tänane saade valmib küll peaaegu Tartu südalinnas, aga saab loodetavasti kantud looduse ja loomade maandavast energiast. Meie külalisteks on Kersti Kaplinski ja Katriin Mägi. Tere teile! Tere! Kõik meie ümber on siin pidevas muutumises ja meie Signega täna ilmselt tutvustaks ennast kui hariduse häälekandjad. Kuidas on lood teiega? Kuidas teie täna ennast tutvustate? No tutvustamine on alati selline keeruline koht, sest mul on mitu rolli kanda ja täna võib-olla eelkõige tutvustan ennast nii, et Kersti, kes hoolib, et kõigil lastel oleks hea õppida, kas siis Tartus või Tartust väljas või ükskõik kus maailmas, et täna hommikul just arutasime Katriiniga, et see meie mudel, mis siin Sädetera näol tekib, et see väärib laiemat kõlapinda ja võib-olla Eesti jääb väikeseks. Ma ütleks, et ma olen lihtsalt asjaarmastaja. et Sädetera on selline hinges projekt, et teeme kõike siin. Selge. No aga lähmegi siis selle Sädetera juurde, mis need silmad siin särama lööb, et mis kool see Sädetera on? Sädetera on... Me ise defineerime seda kui mikrokooli ja mis on mikrokool, et mikrokool ongi väike, paindlik, seal on vähe lapsi ja vähe ka õpetajaid. Et selline väike paat, mida on lihtne, mille suunda on lihtne muuta, sest kui sa suurt paati hakkad keerama või suurt laeva, siis selleks läheb väga-väga palju aega. Aga meil on väga lihtne katsetada erinevaid meetodeid, erinevaid lähenemisi ja pered on meiega väga kaasas, et nemad on samamoodi väga-väga oluline osa meie tegemistes, et koos peredega ja neid peresid me siis saamegi endale läbi perevestluste, et me tunnetame seda poolt, et me oleme ühel lainel, et me saame koos teha. Mis veel on Sädetera? Et Katriin, alustad looma kaasavast õppest? Jaa, et kunagi saigi see sellise mõtte, et loomad oleksid meie jaoks kindlasti hästi tähtsad, sest nad pakuvad meile seda turvalist ruumi, seda distsipliini, seda mõnusat nagu keskkonda, et kõik lapsed tahavad siia tulla, sul on siin sõber, kes sind ootab, ja eriti siis, kui sa oled alles alguses, sa oled esimeses klassis näiteks, sa ei tea kedagi, siis selle loomaga on nii palju lihtsam nagu suhelda, sest ta tegelikult ju ei ütle sulle midagi, ta vaatab ilusate silmadega otsa ja oledki juba nagu mõnusas keskkonnas, vaatad, oi, näed, see on minu koht. Et kindlasti see looma kaasamine ja loomkoolis on selline südameasi meil. Ma küsiks kohe vahel, et kus see tuli selline julgus mõelda niimoodi, et loomad kooli, sest muidu me ju räägime, et allergiad ei tohi, hammustab, ohtlik, et tavakoolides ju on vastupidi, et hoidke loomad eemal justkui. Teeme jah lemmikloomapäevi, sellised erandid, üksikud võib-olla, aga et niimoodi igapäevaselt ja õppetöösse kaasata, et kust selline mõtteviis? Eks alguses sai ikka, ma ei tea, meie õpetajatest, et Marita, kes meil oli, et tema on suur loomaarmastaja, et ta on lihtsalt praegu beebipuhkusel ja ise samamoodi, et ma olen terve oma elu koera tahtnud ja mul ei lubatud võtta ja öeldi, et kui sa suureks saad, siis võtta. Ma sain suureks, ma sain oma palga, võtsin omale koera, et just see, et see loomaga suhtlemise vajadus oli endalgi selline suur, sest ongi mõnus on käia ja siis see huvi süvenes, sest midagi ei tasu teha poolikult, et kui sa võtad looma, siis sa peaks kasvatama ta üles ka niimoodi, et tal on hea olla, tema on nagu endale sobivas keskkonnas ja see kõik lihtsalt sobis nii hästi kokku, sa mõtled, et vau, et mina võin ju oma loomaga olla koos ka koolis ja niimoodi ta lihtsalt hästi loomulikult tuli, et ma läksin ise õppima, et kuidas siis looma nagu kaasata, et üleüldse muidugi teraapiaprotsess oli nagu suurem fookus seal, aga ka see kooli osas vaatasimegi, et üsna vähe on koolis seda, et loom on nagu süsteemselt kaasatud, et tal on mingi mõte koolis, täpselt olidki lemmikloomapäevad ja siis sul on 50 koera korraga, kes võib-olla omavahel nii sobi, et see oleks nagu kõigi jaoks hästi turvaline protsess, et võib-olla see turvalisus ongi see märksõna nagu siin.
et niimoodi ta sai alguse ja ma hakkasin ise tegema ka sellist nii-öelda koduõppevormi ühe lapsega ja talle ka nagu sobis, sest ta oli hästi ärev laps, et loom aitas tal nagu mõnusalt avaneda ja siis vaatasime, et see võiks olla nagu see suund, kuhu minna. Kas tegu on ka sellega, et Sädetera on erakool ja siin saabki seda väikest paati liigutada, kõiki neid hullumeelseid jutumärkides ideid ellu viia? Sest sul peabki olema pered seal kõrval ju, kes seda toetavad, seda mõtet, sinu hullumeelset mõtet. Et kui sa oled selle suure ja kõva häälega välja öelnud, et meil nii on, loomad on meie õppetöös väga olulisel kohal, sest nad tagavad rahuliku töökeskkonna ja kasvatavad lastes sellist empaatia tunnet ja oskust olla empaatiline, et kõik need pered, kes seda väärtustavad, nemad siia ka tee leiavad. No kui me loomadest räägime Sädeterast ja peedukoolist ka muidugi siis, et kes teie nii-öelda koolipere hulka siis kuuluvad, et kui traditsiooniliselt räägitakse õpetajad, õpilased, lapsevanemad, koolitöötajad, siis teil on ka loomad, et kes teie kolleegid on? Ja meie kolleegideks ongi siis kindlasti, lapsed nimetavad neid oma klassikaaslasteks pigem, et nad nimetavadki täiesti, et minu klassis õpivad see ja siis Säde ja Vidrik, et nemad on 2 Bostoni terrierid, kes käivad minuga kaasas, et käin kõikide klasside juures nendega ka. Siis meil praegu puhkavad Loreen ja Neo, et nemad on ka koerad. Et Loreen tegelikult läks täitsa pensionipõlvele ära, aga Neo tuleb kunagi tagasi ja siis meiega liitumas Kariniga Marta, ehk siis Korgi tuleb meile veel juurde. Ja siis meil on Muff ja Süsi, need teod, kellega te juba kohtusite, ja meil on hunnik raagritsikaid, kellel ühel on nimi ja tema nimi on Suur poiss, sest on kõige suurem. Ja lapsed ise panid talle selle nime, et teiste nimesid ma kahjuks veel ei tea veel. Et need on nüüd Sädetera loomad ja kui me peeduloomadest veel räägime. Ma unustasin Siidi ära, meil on ka kass Siidi, kes käib õpetaja Helenaga kaasas. Ja minuga hakkab ühel hetkel käima kaasas Paikal, kes on siis Husky. Et kohe, kui me saame need eksamid tehtud, meil on selline pooleli olev protsess hetkel temaga, sest koerad teadupärast on need, kes vajavad seda eksamit, et nad võiksid üldse kooli tulla. Aga peeduloomadest rääkides, siis seal meil on küülikud, kanad ja kalkunid, lambad ja jäärad ja 4 poni. Ja need hobused, nendega toimetamine on kõige popim laste hulgas, et seal on pikk õuevahetund, kus lapsed siis tegelevad, seal on igal klassil on oma ülesanne, nii nagu ka Sädeteras, et lapsed ise hoolitsevad loomade eest, et see on ära jagatud, kes on korrapidaja sellel nädalal tema tööülesannete hulgas on ka siis loomade eest hoolitsemine. Ja samamoodi on see peedul, et nad seal, kes siis toidab ja kes vaatab, et hobustel oleks vesi ja söök ja kes küülikutel vesi, vaatab, et neil kõik hästi oleks. Ja siis see hobusega jalutamas käimine, et see on midagi, mis on eriti väärtuslik. Ja kui see laps on seal ikkagi oma pika õuevahetunni jooksul rahulikult hobusega ringe teinud ja jalutanud, siis tema tuleb tagasi klassiruumi täiesti puhanult. Et sama on siin, et sa näed, kuidas loomad aitavad rahuneda ja sellist keskendumist parandavad olulisel määral. Ja et meil võib-olla ongi see vahe, et nad on klassiruumis nagu koha peal, et nad on siseruumis, et nad on kogu aeg nagu kaasatud mingitesse tegevustesse, et nad kas loosivad midagi lastele parasjagu või siis nad kuulavad või siis vahepeal nad üldsegi segavad ja siis lapsed olgu, ma rahunen, las ta olla, et nad on nagu tegevuses nagu kogu aeg kaasas ja samamoodi raagritsikatega jumal äge ongi see koostöö teema on meil hästi nagu oluline, et me üleüldiselt oma kollektiivis kui ka nagu lastega räägime koostööst hästi palju, siis raagritsikad samamoodi tunnetavad ohtu, nad kõik võtavad sama poosi ja siis saad lastega vaadata, et oi näe, praegu nemad suhtlevad, nad teevad koostööd, et nad hoiatavad teineteist ka, et nad hoiavad teineteist, et läbi selle sa saad minna nagu nende väärtuste juurde hästi palju. Sest teadupärast on meil küll õpitulemustesse hästi panustatud ja teiste, mida kõike saab riiklikult teha, aga need üldpädevused,
et noh, neid ei mõõda miski. See inimeseks saamise protsess, mis on pikk ja keeruline, et ma leiangi, et nagu kooli üks väga suur eesmärk on see, et see inimene, kes siit lõpuks meie juurest lahkub, see noor inimene, et ta tunneb iseennast, ta teab oma tugevusi, ta teab, milleks ta võimeline on ja ta oskab õppida. Ma küsiks veel siia selle korraldusliku poole, et kas, kui siia tulevad loomad on ju, need on isiklikud õpetajate lemmikloomad, siis sinna Peedule, kas need on ka tulnud õpetajatega kaasa, need ponid? Ja, et sest kool ju teadupärast ei saa looma pidada, sest siis sul on kõik loomaaia reeglid. Ja siis sa pead tõestama, et sa ei ole kaamel, see on hästi keeruline protsess. Me korra uurisime, et kas kool saaks nagu loomi pidada, ei. Ja sa pead leidma lihtsalt need õpetajad, need inimesed, kes loomi armastavad, kes loomi peavad ja samamoodi Peedul ühele õpetajale kuuluvad kõik need loomad. Aga et noh, mida me teha saame, ongi igasugu üritused siis, mille tulu läheb loomade söögi ostmiseks, et jah, kõik need peale kooli olevad ratsutamistunnid, mis siis nii-öelda huvikooli vormis on, et sealt on kõik see selleks. See korralduslik pool just on niimoodi üles ehitatud. Ehk siis Sädeterasse või Peedu kooli tööle kandideerimiseks peate te näitama ette kõigepealt oma loomad. Või siis valmisoleku. Just. Aga kuidas teil siin Sädeteras nagu on, et kui on koerad, kassid, teod, ritsikad, lapsed, kuidas te ära mahute? On teil mingi graafik või kuidas te koordineerite, et loomadel mingit stressi ei teki ka siin? Meil on tunniplaan hästi loomade järgi sätitud, ehk siis tõepoolest koer ei suuda koolis olla väga pikka aega järjest, sest siin on nii palju emotsioone, siin on nii palju tegevusi, ta teeb ju tegelikult tööd, ehk siis ta saabki olla paar tundi koha peal, siis on juba vaja ta ära viia, et meil ei ole praegu eraldi ruume, et teda panna nagu rahunema või magama kuskil on ju, et siis ma peangi ta ära viima. Aga me vaatame ka seda, et kes millal keda tuua saab, sa pead vaatama ka seda, et loomad omavahel läbi saaks, eks ole, et kui 2 koera omavahel läbi ei saa, siis me peame tunniplaani sättima nii, et nad ei tule samal ajal. Et jah, me sätime oma nädalaplaani väga-väga täpselt. Et kõik ülla eesmärgi nimel, et oleksid loomad rahulikud ja et lastes saaks kasvatada neid üldpädevusi, et lastes oleks kaasa, et nad saaksid rahuneda. Et ma saan aru, et see rahunemise moment on nagu selline, mida te olete nagu korduvalt välja toonud, et kas need lapsed on siis kuidagi erilisemad ka või lihtsalt saad selline? Tegelikult uuringuid kunagi alustati jah, et ma ei tea, aktiivsustähelepanu häirega lastele sobivad hästi loomad, aga kõigil lastel on seda turvalist ruumi vaja ja seda rahunemisoskust vaja, et kõigil on seda mõnu ju endale vaja, et ei, meil ei ole kuidagi teistmoodi lapsed siin, vaid meie keskkond pakub lihtsalt seda lisavõimalust. Sest lapsed on jah täiesti tavalised ja mida ma saan rääkida, et ma saan nagu rääkida oma lapsevanema kogemusest, sest minu laps käib ka Sädeteras ja noh, mida ma näen, et meil on kodus koer ja noh, seda nagu ei tohiks olla puudu või kuidagi loomaga suhtlemise poolt, aga ometi, kui Säde käib või Vidrik käib tunnis, et siis ta mainib seda alati ja noh, et täna oli Vidrik, noh, tuli minu juurde, et see on ta jaoks oluline. Nad seal koos siis, ma ei tea, matemaatika ülesandeid on ka toredam lahendada, kui Vidrik sul kõrval istub või noh, mida iganes. Et see, jah, see sellise mõnusa õhkkonna loomine on oluline koolis. Sest seda lärmi ja infoküllust ja kõike seda on maailmas nii palju. Ja üha raskem on keskenduda meil kõigil minu hinnangul, et sest sa pead hästi selekteerima, mida nagu endale ligi lasta, mida mitte ja noh, see õppimine, kuidas ma siis selekteerin, et koos loomaga on seda lihtsam teha lihtsalt, et seda fookust sättida. See ei ole jah kuskilt nagu taevast nagu tulnud ka, et selle kohta on tänaseks päris palju uurimismaterjali ja mina ise ka tegin oma magistritöös just sellel teemal, et esinemisärevuse teemal ja kuidas loom seda mõjutab. Et meie keha päriselt tunneb seda, et noh, nii-öelda õnnehormoone hakkab meie keha tootma, kui sa paned
käe looma peale, on ju. Et me loomaga vastastikku mõjutame teineteist. Ka õpetajal on endal parem olla, aga selle kohta on tehtud uuringuid, et kuidas õpetaja ise rahuneb, on rahulikum, klass on rahulikum, et see käibki meiega kaasas, et see on meie jaoks oluline, aga tänu loomale see tulebki, sest meie kehad on nagu teistmoodi häälestatud sellel hetkel. Issand, kui põnev. Ma lihtsalt jagan siin seda lugu, et minu lapsed käivad Belgias rahvusvahelises koolis ja kirjanduse õpetajal on võtnud endale selle rolli, et ta võtab vanad teenistuskoerad omale klassi. Ja mõte siis selles, et need koerad on lihtsalt klassis, nad lastega ei tegele, aga et pakkuda koertele seda, et nad on terve elu inimeste heaks ja inimestega koos töötanud ja nüüd nad pannakse kuskile nii-öelda koerte vanade kodusse, et neil oleks ikkagi elu ümber, aga et nad on seal täitsa omaette nurgas, et minu meelest ka nagu päris põnev lähenemine, aga kes on teie eeskujud, et kas te ise tulite selle mõtte peale, et loomad kaasata või kuskil maailmas on selliseid koole tehtud ja on olemas? Eestvedajateks on ikkagi Ameerika Ühendriigid tegelikult, kus juba on selliseid kompleksi tehtud, internaatkoole tehtud, kus ongi loomad nagu kogu aeg kaasas, seal saab ka ülikoolis õppida nagu nendeks spetsialistideks, et see on vaikselt hakanud tulema nagu Euroopasse, Eestisse ka. Et on ikka olemas nagu kool, kus toimetatakse. Ma tean, et Saksamaal on kool olemas, kus just üks konkreetne õpetaja tegeleb, et ma täpselt niimoodi nimesid ei mäleta peast, ja Mehhikos on ka üks õpetaja, kes seda eest veab väga mõnusalt, et tal on ka need karvutud koerad, kes selle temaga koos toimetavad, et see on niisugune entusiastide teema. Ja kui rääkida siis nii-öelda taluloomadest ümber kooli, et siis Jaapan on selles mõttes nagu esirinnas, et me otsime, Peedu kool nagu otsib seda partnerit Jaapanist, et jah. Nii äge, et terakool või teie selline terakooliks nimetan ma, need ideed tulevad ja lähevad nagu teistesse Tartu koolidesse ja üle Eesti laiali, et kuivõrd te näete, et see selline loomi kaasav õpe võiks teistesse koolidesse jõuda ja mis on teie nii-öelda siuksed soovitused või märksõnad, et kui tahaks minna sellele teele, et millele tähelepanu pöörata, mille peale mõelda? Jaa, tegelikult see looma kaasamine üleüldiselt, me toimetame ühes grupis ikka, et me suhtleme ka nii-öelda kaasteelistega, et mõned ongi õppejuhid, kes võtavad lihtsalt kaasa, mõni on koolipsühholoog, kes tegeleb, näiteks kunagi oligi selline kool nagu Rosina kool, võite vabalt uurida, et see on minu enda juhendaja nii-öelda tegutsemine, kuidas tema oma selle koera Rosinaga toimetas. Et meil on nagu mingi grupp inimesi olemas, et kes siis tegelevad selle valdkonnaga, aga praegu koolile pühenduvad vähesed ja vaikselt lepimegi praegu töögruppe kokku, et kuidas seda nagu laiemaks ajada. Ja meil on, meie oleme koolituspakettidena selle üles pannud, et meie poole saab alati pöörduda, et rääkige, mis on need ohukohad ja millele tuleb mõelda. Aga eelkõige on inimeste enda soov seda teha ja selle kasu nägemine, et kui sa seda kasu ise ei näe või ei tunneta, et siis ei tule sellest midagi välja, et väevõimuga ei saa kedagi sundida. Ja, et see on selline pikem protsess, et siin on hästi mitu osapoolt, et ongi see, et sina inimesena ja tegelikult see looma heaolu ja lapse heaolu, et sammuti saame minna ja alati võib kirjutada, küsida. Aga loomad ei ole ainus eripära Sädel ja Peedule, et tegelikult on neid erisusi veelgi, mille pärast te silma paistate, et mis need veel võiks olla? Üks oluline teema on nii-öelda laste andekuse leidmine, hoidmine ja edasi arendamine, et me näeme hästi palju vaeva lastega, kes nii-öelda selle normaaljaotuse ühes otsas on ja aitame neid hästi kaasa ja ree peale, aga siis see normaaljaotuse teine ots, kes haaravad lennult kõike ja saavad suurepäraselt hakkama, et need tihtipeale igavlevad meil tunnis ja vaat selle teise otsa arendamisse oleme me hästi palju panustanud ja vaatame, et neil silm säraks tunnis, sest sõltub nüüd lapsest, et kui seal teise otsa laps
on lisaks ütleme selline krutskeid täis, siis kui tal on igav tunnis, siis tema neid krutskeid ka tegema hakkab. Aga me püüame kanaliseerida seda energiat hoopistükkis enesearendamisse, et tänu Karin Konksile, kes on nüüd Sädeteraga sellest sügisest liitunud, et me see noppeõpe on hästi fookuses ja teeme siis oma laste sellist ja mitte ainult nagu sädet ei puuduta see Sädetera, et me pakume seda nagu oma, praegu on logistiliselt lihtsam Tähetera lapsi kaasata siia, et ja Karin teeb seda veel ka Veerikul, koordineerib seda noppeõpet seal Veeriku koolis, et Tartus läheks see mõte liikuma ja teeme koostööd Haridusministeeriumi andepoliitika osakonnaga ja teaduskooliga, et teaduskool praegu ei paku väikestele lastele midagi. Aga me siin koos unistasime selle sama laua taga, et kui oleks võimalik üle linna võtta need lapsed, kes on päriselt tipud ja näiteks reedesed päevad teha neil sellised, et nad ei olegi koolis, vaid nad saavad nende omasugustega kokku teaduskoolis ja teevad siis päris teistsugust õpet ja lähenevad asjadele hoopis teistmoodi. Et see oleks midagi, mis on päriselt äge. Ja me loodame kogu hingest, et teaduskool saab oma ruumid ükskord, neil on seda pikalt lubatud, et hoiame pöialt ja teeme koostööd edasi. Et kuidas siin Sädes nüüd toimetame, et meil ongi selline 3-astmeline andekuse toetamine. Ja andekus, mis see on, eks ole, me tegeleme praegu ühiskonnas või Eesti ühiskonnas selle defineerimisega nüüd päriselt ja põhjalikult, aga meie enda jaoks oleme mõelnud seda nii, et anne on midagi, mis on olemas, aga kui sa seda ei arenda, siis ei ole sellest nagu mingit tolku. Anne tuleb üles leida ja sellega tegeleda. Alles siis nagu saab inimene ka sellest võib-olla mõnust aru, kui ta on saanud seda käsitleda teistmoodi. Ja mida me Sädeteras pakume, et see ongi nii, et kõigepealt kõik lapsed osalevad neis projektitundides, kus nad saavad siis teha täpselt seda, mis neid huvitab, et kas see on viltuse maja uurimine, kas see on raamatu kirjutamine, raamatu illustreerimine, kas see on käevõrude valmistamine äriprojektina, et neid ideid on hästi palju lastel ja nad koos õpetaja Maiega mõtlevadki välja, mis see on, mis mind köidab. Õpetaja Maia on hästi innustav ja aitab neil jõuda selleni, sest väike inimene ei pruugi veel üldse teadagi, mis teda päriselt huvitab. Ja siis projektile omaselt, kui laps on selle valinud, mida ta teeb, siis see vastutus, mille ta võtab, sest see on tema projekt, see on hästi lahe. Seda on nii tore kõrvalt vaadata, kuidas silm särab, sest ma teen oma asja ja see projektitund on midagi, mida see on kord nädalas, kus nad õpetaja Maiega kohtuvad. See on midagi, mida siis terve nädal oodata, sest see on väärtus omaette, et kõik lapsed saavad seda teha. Ma vahepeal võtan siit sõnasabast kinni, tegelikult sa ütlesid sellise tähtsa punkti, et andekuse ja arendamise nagu suurim osa on märkamine, et sa üldse märkaksid, et mida head ühes lapses on, mida tugevat ühes lapses on, et see on ka nagu hästi-hästi suur osa meist, et me kõigi laste puhul märkame nende nagu supervõimet, et me üritame seda tähele panna, me tegeleme just sellega ka, et ei ole ainult seda, et mul on 3 last, kes on nagu need nii-öelda definitsiooni poolest siis kunagi andekad, vaid et kõigil on ju tegelikult oma nagu selline tugevus või selline nišš olemas, et me märkame ka seda ja arendame seda läbi just nende kas individuaaltundide, nende projektide või projektitundide selliste tegevuste tunnis, kui nad teevad grupis tööd, et juhime ka nende tähelepanu sellele, et kuule vaata, see tuleb sul suurepäraselt välja, nagu et ta saakski midagi, mis on tema oma, et ma tunnengi, et seda mina oskan, sellega mina saan panustada, et laps märkaks, õpetaja märkaks, vanemad märkaksid. Jah, kui juures see vanemate märkamine, et see on selline hea
hea koht, et nad, miks peab vanematega koostööd tegema. Me eeldame, et vanem tunneb oma last kõige paremini aga tihtipeale vanem siiski ei ole osanud märgata ja siin saab kool appi tulla, et vaata, et see koht on lapses, mis vajab arendamist, et teeme koostööd ja seal vanemad tulevad hästi ilusasti kaasa ka, et sest kellel ei oleks tema laps oluline. Et see pool on hästi, aga jah, et edasi minna, et esimene aste on siis see, et kõigil on need projektitunnid, siis teine aste on see, et on noppeõppe, ehk siis me nopime välja need lapsed, kes on mingis aines spetsiifiliselt nagu tugevad, näiteks matemaatikas või siis keeleliselt ja tavatunni, kui teised jäävad tavatundi, siis nemad teevad siis oma tundi nii-öelda oma tempos, kas laiendavad olemasolevat sükast baasi teadmist või õpivad päris uut asja. Et ma ei tea, viiendikud matemaatikas lahendavad mingeid olümpiaadi ülesandeid, et see fookus on seal. Sest kui ta nagu tavatunni materjali on omandanud, siis saab sealt edasi minna. Ja siis see keeleliselt, meie hulgas siin meil on lapsi, kes on väga keeleliselt väga võimekad. Nad kirjutavad väga hästi. Teise klassi lapsed on silmapaistvalt tublid. Et nende seda sära hoida ja neid innustada, et siis on ka neil on omaette noppetund, kus nad siis selle teemaga edasi tegelevad. Ja kolmas aste on see, et me oleme valmis tegema individuaalset õppekava päris andekuse nii-öelda definitsiooni baasil ja õpetamagi neile siis täiesti individuaalse õppekava järgi. Et sellist 3 astet, mis on olulised ja kuidas säde toimetab. Ja võib-olla on hea märkida see ka, et selleks, et motivatsioon püsiks, on meil hästi palju faktoreid. Üks ongi loom, et see loom motiveerib, sest ta annab sulle asju, aga tegelikult ka see, et kõik see projektitund ja noppetund, need on tundide ajast, et see on samal ajal, et tal ei ole päev pikem, et ta ei ole hiljem nagu sellepärast muserdunud, et ma pean nüüd jääma oma sellesse tundi. Ei, see on sul kõik nagu päeva sees, see on sinu hästi loomulik, see ongi sinu koolipäev. Et see on ka selline hästi minust selline eriline punkt. Aga milline see koolipäev on, et projektitund, et on teil ikkagi siis nagu tavalised tunnid või on üldõpetus ja õpetaja ise kuidagi seda päeva jagab, et see noppõppe sinna juurde ju võetakse välja, et seda on päris raske vist kokku panna selliseks kogu koolipäevaks, et kirjeldage ühte tavalist päeva. See on väljakutse, aga see on tehtav ja kui see saab loomulikuks koolipäeva osaks, et just meil hetkel on teras nii, et meil on teiste üksuste õpetajad on käimas vaatamas siis, mismoodi teised töötavad. Ühesõnaga nii, et meile käisid just peeduõpetajad külas Sädeteras, homme tulevad Tähetere õpetajad, et vaadata, kuidas meie teeme ja meie läheme siis ise omakorda teisi vaatama. Ja mis nad siis välja on toonud, on see, et selline mõnus kulgemine, koolikella ei ole meil juba kuskil koolis üldse ammu enam, aga et laps läheb oma projektitundi lihtsalt tunni ajal, et teised jäävad edasi toimetama, tema läheb, teeb oma projekti ja see on loomulik, et lapsed tulevad ja lähevad ja õpetaja ma ei tea, ei katku juukseid, et oi appi, tal jäi nüüd midagi väga olulist võib-olla rääkimata või õpetamata, sest kui see laps sealt projektitunnist tagasi tuleb, siis ta saab sellele tublile öelda, et 5 minutit räägi teisele, mida me siin vahepeal tegime. Ja et see käib hästi loomulikult. See käib nii loomulikult. Tulevad ise ka, küsivad kohe, et kuule, mis me tegime praegu või kus ma olema peaksin, et nad juba ise, kuna nad on harjunud üksteist õpetama ka, et see lapsele õpe käib meil kogu aeg kaasas, nad on nii harjunud seda tegema, et ta lähebki lihtsalt ühe lapse juurde, ütleb, nii, mis ma tegema pean, see seletab ära, ise omandab uuesti seda materjali, ise nagu kordab läbi selle, väga hea, tee muidugi ja käib hästi loomulikult. Et ühesõnaga, sa saad seda teha, kui sul on väike kool. Ja, ma just tahtsingi, et kas see on see mikrokooli selline... see on üks mikrokooli eeliseid, et suures koolis on see tehtav, sest Karin Kongsi tuleb ju Veerikult ja tema tegi seal väga edukalt noppetunde, et see nõuab õppejuhilt
palju, aga hea tahtmise juures on see kõik võimalik, et peaasi on ise mitte nagu ennast nurka mängida või kinni mõelda, et avatud meel tuleb koolis alati kasuks. Ja kuna meil on väikesed klassid ikkagi, et vähe lapsi on, siis seesama noppetund on ka tundide ajast ja siis nii mõnusalt Karin läheb, toimetab näiteks siis oma matemaatikutega seal ühes klassis ja teise klassi õpetaja võtab üle, teeb selle segarühmaga tööd. Et meil on esimene, teine klass kogu aeg omavahel segatud, nad käivad, teevad nii, kuidas vaja. Ja nad on sellega ka harjunud, nende jaoks on see täiesti nagu loomulik. No ma nüüd kirjutasin siia nii palju märksõnu, et ma üritan nüüd kuidagi sidustada seda ära, et kõigepealt ma ütlen kuulajale, et kui te tahate teada, mis on täpselt noppeõppe, siis Karin Konksiga me oleme saate salvestanud, soovitan seda kuulata ja ka Jaan Aruga oleme rääkinud sellest andekuse teemal ja kuidas andekus vajab arendamist, et sellega kuhugi ka jõuda, et töökust on sinna juurde vaja, et lihtsalt niisama ei saa jääda loorberitele puhkama. Ja ma siis alustakski võib-olla siis sellest projektõppest, et ma saan aru, et teil on eraldi õpetaja Maie, kes tegeleb projektiga, aga kas see on kuidagi, see on lõimitud õppe, eks ju, et ta kaasab kõiki õppeaineid, aga kas ta kaasab ka teisi õpetajaid sinna juurde või on see üks õpetaja tegeleb konkreetselt selle lõimingu projektiga? Tegelikult näiteks näitena, kui toome selle raamatu kirjutamise näite, siis seesama tüdruk, kes seda raamatut kirjutab, ta küsib minu käest vahepeal üldse. Ole hea, Katriin, kas sa saaksid vaadata mu loo üle? Aitan, annan nagu juhiseid, suunan. Järgmine päev ta läheb teise õpetaja juurde. Ehk siis nad käivad oma nende projektidega igalt poolt abi küsimas, sest ma ei tea, ta tahab parasjagu minu arvamust teada, siis ta küsibki minu käest. Et see ei jää alati ainult sinna ruumi. Aga see jällegi meie jaoks täitsa selline mõnus ja tavaline. Mul on väga tore ju, et muidugi näita mulle, et ma tunnen sind ka siis ju paremini, vaatan, kuidas sul läheb parasjagu. Ei, ma just mõtlengi, et mis see hea praktika on, et võib-olla ka koolides on eraldi inimest vaja, kes tegelebki lõimingute ja loovtööde ja projektidega, et tema ülesanne ongi koordineerida seda ja suunata, et kuule, sul on see õpetaja, ta oskab ilmselt sulle nõu anda või, aga et nagu seda silma peal hoiab nagu aasta läbi üks õpetaja. Ja, et see on oluline, et üks õpetaja vastutab selle protsessi eest, et ta saabki suunata last, et mine küsi Katriini käest selles osas nõu või mine räägi Kariniga sellest, aga et üks inimene on see, kes vastutab. Sest me oleme siin ka mõelnud nii ja naapidi ja jõudnud just sinna kohta, et individuaaltunni, projekttunni õpetaja peab olema eraldi inimene. Jaa. Aga samas me ei saa oodata, et see inimene on ju selline igati multitalent, et kõike oskab, et siis ta peabki oskama ise suunata näiteks, et ma ei tea, mina ei oska laulda, aga ma suunan siis meie muusikaõpetaja juurde, Valdeku juurde näiteks, et olgu, harjuta, lepi kokku, et sellist vastutust sinna ka natukene ikkagi, et laps ise läheb küsib ja saab sealt oma nagu abi kätte ja siis tuleb, räägib jälle, et ma ei tea, mul on siin abi vaja. No me rääkisime siin raamatu kirjutamisest, ilmselgelt on tegu siis selle keeleliselt väga andeka lapsega, et kuna me noppeõppest ja matemaatikast teame, aga kuidas see keeleline andekus, mida te teete põnevat? Et kuidas neid siis toetada? Et keeleliselt, eks nad kirjutavadki palju, sellist loovkirjutamist on nagu suuremasti see päev täis, nad kirjutavad arvustusi. Jah, nad tegelikult ongi need hea lapse ja tähekese, nende väljakutsetega on seotud igasugused need kahuutid ja kõik see, aga teistes tundides seda sama poolt, et kui seda maailmahariduse tundi ka viin läbi, et siis me ka vaatame filme, me arutleme, me suurendame sellega sõnavara, sul on pärast seda seal raamatus ju tegelikult tarvis, et igas tunnis me üritame nagu midagi sinna juurde panna, aga selles noppetunnis tõepoolest, et neil on need väljakutsed, nad kirjutavad erinevate võistluste tarbeks selliseid, vahepeal teevad üldse mänge, et see sõnavara arendus on ka ju üks osa nagu alati sellest, et ta saaks paremaid lugusid kirjutada. No aga vanemad tulevad ikkagi ajast, kui oli õpik ja töövihik ja teie räägite siin projektidest ja räägite filmidest ja millest iganes. Kulgemisest, et kuidas see nagu... Kuidas te vanemaid rahustate või vanemad usaldavad teid nii palju, et mis mõttes, et sul ei olegi tööviik otsast lõpuni täidetud, et kas te raamatuid, tööviikuid kasutate ja kuidas te olete vanemad ära rääkinud?
oma väärtustest me räägime tegelikult juba perevestlustel, et me avamegi väga-väga pikalt tundide kaupa oma seda tausta, kuidas me toimetame, mida me teeme, et siis me saamegi teada, et kas me nagu klapime mõnusalt ja kas meie väärtused on sarnased. Et ma ei ole veel näinud, et väga tahetaksegi, et sul oleks see lõpuni täidetud, sest me oleme juba sellest rääkinud oma vahel. Ja võib-olla sellel emal ja isal on mälestus, et tegelikult see töövihiku täitmine nüüd nii tore tegevus ei olnudki, mis annaks mulle eluks, ma ei tea, olulise oskuse kaasa. Tõepoolest seda varianti on ka, et nad otsivad oma lastele täiesti teistsugust õpiteed, sest neil endal ei ole hea mälestus. Aga ma saan aru, et Tera ja Tartu linna ja teaduskooliga te olete ikkagi võtnud nagu uue sihi ka silme, et te ütlesite, et see reedene päev muutagi vabaks ja see ongi teistmoodi. Et kes te saate juba rääkida ka mingist sellisest visioonist, et mis teil silme eest terendab, et kuidas see koostöö siis võiks nagu toimida ja kokku kõik need pusletükid kokku joosta? Eks see on praegu selline visioon, kuidas see päriselt välja nägema hakkab, seda näitab aeg. Aga mida me teaduskoolilt ootame, ongi inimene, kes tegeleb lastega ja just see teaduskooli inimene, et ta on kooliväline ja seob need lapsed üheks õppivaks pundiks kokku üle linna siis lapsed ja miks see nagu laste jaoks või nende arengu osas on nagu oluline, et võib-olla see väga andekas laps tunneb ennast, ma ei tea, tavatunnis, et ma olen imelik. Et ma nagu, ja ma saan kõigest kohe aru ja miks ma siin olema pean, et okei, ma teen neid olümpiaadi ülesandeid ja see motiveerib mind, sest see hoiab silmas äramas. Aga kui ta kohtub siis omasugustega, kes samamoodi haaravad kõike, et see ind või see selline tunnetus, mis sealt võiks tulla, on, ma usun, selline nende laste jaoks elumuutev ja see seltskond, kellega nad seal kokku saavad ja need suhted, mis seal neil omavahel tekivad, on ilmselgelt sellise, ma ei tea, kullaproovi märgiga, et need inimesed võiksid olla need, kes Eesti elu kohe eriti pika sammuga edasi viivad. Ja nad peaksid üksteist tundma, sest koostööoskus on tänapäeval, ilma sa ei saagi, tegelikult ei ole kunagi ilma saanud, aga seda puhku on siis see koostööoskus õnneks ka kooliruumi nagu toodud hästi olulisena sisse, et sa ei pea, individuaalne sooritus on oluline küll, aga ma ei tea, me ei pane krokodilli puu otsa ronima, sest ta ei ole sellest tugev. Las sahv läheb, et üksteise tugevustele toetudes me saame hoopis kaugemale. Et ikka see, kui üksi tahad minna, siis et kui tahad kiiresti minna, siis mine üksi, kui tahad kaugele jõuda, mine koos sõpradega, et see toimib igal juhul. Aga kas Eesti õpetaja on selleks valmis, et ma annan selle lapse ära reedeks ja ta minu ainetunnist ju puudub ja et meil on ju oma programm, mida läbida ja kõik see teema, et kas meie õpetajatena oleme selliseks ülelinnaliseks koostööks valmis? See on väga hea küsimus ja siin on suur roll koolide juhtkondadel, et see väärtusruum, see mõttemaailm kanduks iga õpetajani, et ta annab lapsele võimaluse ja et see on väärtuslik, oluliselt väärtuslikum kui see matemaatika töövihikus olev ülesanne, mis selle pärast tegemata jääb. Saab ju kas või sammhaaval hakata minema seesama, et ta käib sul ühest tunnist ära, nagu lihtsalt käingi ära ja proovingi. See noppeõppe variant täiesti, et võib ju alustada sellest, et ei pea prauhti minema, et nii pool nädalat ole mujal, tee omi asju on ju, aga saab ju minna vaikselt ka. Et ma usun, et on valmis. Ja meie gümnaasiumites siiski ju sealsed õpetajad, okei, mul on lihtsalt lapsevanemana Treffneriga kogemus, et seal siiski lapsed said rahumeeles käia teaduskooli asju tegemas ja sellega arvestati. Ma tahaks loota, et põhikool ei ole, et põhikooli õpetajad on täpselt sama innukad ja eluoluga kursis. Ehk siis laseme oma lapsed lahti, mu mõte.
aga lähme sinna teise äärmusesse, et no kõik lapsed ei ole võib-olla super andekad, et mõnel on vaja ka seda abi, et tava nii-öelda selles skaalas püsida, et kas seda ka pakute ja kas seal on ka mingisuguseid siukseid uusi tuuli, mida võiks tavakooli tuua? Meil on tegelikult õnnestunud, et meil on ka eripedagoog õpetaja, eks ole, teise klassi õpetaja on eripedagoog, ehk siis tema nagu toetab kõiki meie klasse, kellel on seda nagu abi vaja. Ja siin tuleb jällegi loommängu, ehk siis loom on selline motivatsiooni ja selline hoidja ja ka enesekindluse tõstja, et kas see, et sa hoolitsed selle looma eest, see laps saab aru, et ma saan hakkama. Ehk siis kui sa kogu aeg hoiad lastes seda enesetunnet, et ma saan asjadega hakkama, siis nad pingutavad rohkem ja nad nagu saavadki hakkama. Et see on kindlasti selline tähtis osa meil siin ja siis ongi see inspiratsioon, et ma lähen teen oma tugevusega tööd, et ta kogu aeg näeb, et ma nagu olen võimeline tegemaks asju, olema nagu eriline nagu oma tugevusega ja siis ta lihtsalt see teine pool tuleb mõnusalt nagu kaasa. Et olgu, ma ei tea, korrutustabel on keeruline, aga ma mõtlen välja väga ägedaid lahendusi, mingeid, ma ei tea, ma leiutan. Ma teen midagi täiesti kastist väljas ja võt seda leiutaja soont me seal väga toidame ja küll see korrutamine ja kui on see ajuehitus just täpselt selline, et korrutamine käib üle jõu, aga meil on abimehed olemas, me ei peagi enam võib-olla kõik korrutustabelit ilmtingimata pähe saama, kui see on väga-väga võimatu, et loomulikult me pingutame selle nimel, aga võtta siis see kalkulaator ja korruta seal, et sa ei pea nagu selle pärast jääma ilma kõigest sellest õppimise mõnust, et üks lõik sul välja ei tule. Et laste motivatsiooni hoidmine, nagu Katriin on korduvalt öelnud, on nii võrra oluline. Ja ma arvan ka see, et me nagu püüdleme selle poole, et igal lapsel oleks võimalus olla tema ise, et tal on õigus olla tema ise, eks ole, et nad siin ongi, et vot mina olen selline, ma ei tea, vajan seda, oskan seda, et see on ka nagu hästi selge neil, et see ka toetab minu arust seda hästi palju, et nad on kogu aeg järje peal. Ma enne siia tulekut tutvusin teie kodulehega ka mõlemaga, Säde kui Peedu ja imeline, kuidas jälle inimesi tutvustatakse ja kuidas oma kooliloost räägitakse, tegelikult see pilt, et mida need koolid pakuvad, on nagu imeline. Aga sealt jäi üks selline huvitav sõna mulle jäi silma, et mis ma mõtlesin, ma kohe uurin, et mida see tähendab, et teise kooliastme õpilased läbivad isikliku õpirännaku, et kas, seal võib olla mitu tähendust sellele õpirännakule, eks ju, et mida te selle õpirännaku all siis täpselt silmas peate, mis te sinna kirja panite? 6. klassi õpilased, need, kes meil siis kõige vanemad on, et nemad lähevad individuaalsele õpirännakule. Eks see on peredega koostöös, et kui kaugele siis laps minna julgeb, et kui me Peedu kontekstis räägime, siis mõni ei ole Tartuski üksi käinud. Siis ta tuleb Tartusse, siis ta läheb ja vaatab, ühesõnaga ta teeb omale programmi, mida ta läheb vaatab, võib-olla ta läheb käib ERMis, võib-olla ta läheb kunstimuuseumisse, võib-olla loodusmuuseumisse, võib-olla läheb lihtsalt kohvikusse. Ta ei ole ka seda kunagi üksi teinud. Et vastavalt sellele siis, kus selle lapse piirid on. Eelmine aasta käis üks poiss näiteks Saaremaal üksi ja ta tuleb tagasi oma rännakult ja siis ta räägib sellest teistele. Et see on ikka see kuulamise oskus, et teised kuulavad teise kogemust ja siis tema räägib, et kuidas tal läks, ma ei tea, bussipiletite hankimisega, kus ta puusse pani, kus ta, ma ei tea, ära eksis, kuidas ta Google Mapsi kasutama õppis veel intensiivsemalt. Et selline nii-öelda kompleksne ülesanne, mida teevad meie kuuendikud. Ja kui nad sellega hakkama saavad, siis me leiame, et nad on nagu 6. klassini materjali edukalt läbinud, et nii-öelda taseme töö asemel hoopis midagi sellist. On nad valmis edasi pro-terasse minema? Nad on valmis edasi pro-terasse minema. Ma ei ole küll kuulnud kuskil midagi sellist varem, mul tulid kohe külmavärinad peale, ma mõtlesin, kui jäge see on, kujutasin ennast ette seal 6. klassi õpilasena on ju Hiiumaale näiteks minemas, aga kohe siit jälle selline
tavalise elu küsimus on ju, et koolipäeva raames ju õpetaja vastutab lapse eest ja nüüd teie saadate ta üksinda kuskile praamiga, et nagu kuidas see võimalik on? Et ma saan aru, koostöös peredega on ju see kõik käib, aga et kas see on jälle mingi selline see erakooli ja mikrokooli nagu see võimalus, et teha täiesti kastist välja täiesti teistmoodi, et koostöös siis vanematega. Kindlasti selle väikese kooli võlu ja peredega selle väärtusruumi ühisosa on nii suur, et me saame seda teha. Aga mina usun, et see on võimalik laiemalt, et see on ainult kommunikatsiooni küsimus. No ma saan siin kommenteerida seda, et minu meelest, kuna mu tütar teeb samasugust asja ja see õpetaja rääkis sellest õppeaasta alguses ja ütles, et see on Steve Jobsi meetod inimeseks kasvamise, mingi rännak, 5 või 6 aastat on seal, mis tuleb läbida, temal üks osa on see õpirännak, et lihtsalt teadmiseks teistele ka, et see tuleb kuskilt sealt, ma pean täpsemalt uurima ja ilmselt, kui me selle saate teeme Ellaga, siis peame selle kohta küsima ka, et see on minu meelest hästi, hästi lahe, et vanemaid on juba õppeaasta alguses hoiatatud, et selline asi tuleb teha ja see on nagu loogiline, et kas teie kui ma nimetasin sõna Steve Jobs, siis te noogutasite, et kas te on sealt see mõte tulnud või kust te selle ampsasite? See mõte või üleüldse, eks see nii-öelda täiskasvanuks saamise erinevad riitused on ju inimühiskonnas olnud aegade algusest. Ja kuna kuuendikud on meil kõige vanemad, siis see on üks selline elluastumise võib-olla teekond. See on see eluks valmis, et kas ma tegelikult samm-sammult, et kas ma suudan sealt, kui ma elan Peedul, Pro-terasse iga päev käia Tartusse, et kas või see pool. No kui me oleme noortega rääkinud, et rääkisime Eva-Maria Hansoniga eluks valmis, et tema tõi välja selle, et läbides põhikooli gümnaasiumi, siis paljud asjad siin elus olid ikka veel, et kuidas see käib ja need tegelikult on igapäevased asjad, et see õpirännak, bussipileti ostmine ja sõitmine Elvast Tartusse on ju tegelikult puhas elu ja seda on meil vaja igapäevaselt. Ja sellepärast tulebki lastel ise asju teha. Et nagu me ka, nagu ma ei tea, kas te nägite meie mõnusad kingariiulit seal, siis meil on lastel jalanõude riiul. Mina ei pane seda sinu eest kokku, sina paned selle kokku. See veits logiseb, aga nad panevad iga päev selle ukse sinna ette tagasi, et ei ole hullu. Ja siis vahepeal parandavad ja nikerdavad, et just see, et me anname nagu esimesest klassist peale, sul on valik ja sul on vastutus ja ta jõuab sinna 6. Ta on juba nagu selle omandanud, selle, et ta teab, et kui ta valib selle, et ta läheb Saaremaale, siis ta vastutab oma otsuse eest ise ja tal on ju elus seda teadmist vaja, et kui sa lähed ülikooli, sa lähed oma perest eemale, sul on samamoodi, et sa teed omad valikud, sa vastutad oma valikute eest. No aga kui me nüüd liigumegi edasi, et ütlesite, et osad lähevad Pro-terasse, osad õpilased võib-olla ei lähe Pro-terasse, et lähevad mujale koolidesse, et kui erilised need õpilased siis on seal tavakoolides, ütleme, kus ei ole selliseid lähenemisi, et kas nad suudavad nad kohaneda selle uue keskkonnaga või nad ikkagi tulevad tagasi Pro-terassi, ütlevad, et ei, et see on ikka nii teistmoodi, et ma ei saa niimoodi raamattöövihik. Eks nad on meil ka kohanemisvõimelised, sest nad on ka seda harjutanud ja saavad nemad hakkama igal pool. Loomulikult õpiktöövihik, ma loodan kogu hingest, et see on ikka ka nagu aegade hämarusse vajumas selline õppevorm meil, et seda head ja seda mõnusat õppimist toetatakse juba igas Eestimaa koolis, nii et me ei pea muretsema, sest tõsi ta on, et Elvast iga päev Tartusse kooli käia on tüütu noorel inimesel ja tihtipeale nad valivadki siis Elva gümnaasiumi, kuhu nad lähevad. Siin Tartus on see lihtsam, meil ikkagi 99% lastest läheb Pro-terasse, et siin jah, seda küsimust ei ole. Jah, aga me ju näeme vaeva sellega ka, et lapsed omandaksid väga head õpistrateegiad, ehk siis ta saaks igal pool ikkagi hakkama, et tal on nagu olemas see võte, kuidas ta õpib, et isegi kui see ei ole tema jaoks, siis võib-olla väga tavapärane see õpiktöövihik, siis ta teab, kuidas õppida ja ta saab selle osaga ka hakkama. Ja võib-olla ta üldse nagu näitab teed siis, et kuulge, aga prooviks nii, sest nad on hästi avatud nagu oma ideid pakkuma ja me laseme neile ideid pakkuda, et kui mõni tahab oma mesilastest ise rääkida, räägi, võta enda peale, sina teed. Ehk siis ta on saanud nagu proovida, ma arvan, ta on edaspidi täpselt samasugune, et kuule, ma tahaks proovida seda teha, et nad on nagu julged. Jah, küsida nad julgevad, et
Seda muidugi ütlevad kõik meie gümnaasiumite partnerid, et tulevad jälle need teralapsed ja kogu aeg küsivad. Et me oleme nende üle uhke, et nad kogu aeg küsivad, et kui sa küsid, siis sa oled kaasas, siis sa mõtled kaasa ja siis sa tegelikult õpid. Et jah, loodame. Et vaikselt nad krutivad ja viivad tavakooli seda uut mentaliteeti, et õpilane peabki küsima ja kaasas olema. Väga hea. Ja siis teine asi, mis mulle silma jäi, oli hea sõnaring. Et ma olen kuulnud hommikuringidest ja tervitusringidest, aga mis on hea sõnaring? Hea sõnaring on see, et me oleme ringis ja ma ütlen oma kõrvalistujale midagi head, mida ma selle nädala jooksul märkasin, mis tal hästi kas välja tuli või mis tema iseloomu joon on. Ja see on, me teeme seda kogu kooliga, sest meid on vähe, aga sa saad seda teha kogu klassiga, kui klass on nagu suurem. Ja mõte on selles, et sa hoiaksid nii-öelda kõigil oma klaasõpilastel silma peal ja märkaksid, et sul oleks seal hea sõnaringis midagi öelda. Et sa ei jääks kuidagi tühjusesse vaatama, sest sa oled märganud, mida su kaaslane tegi head sellel nädalal. Ikka see märkamine, kuulamine ja selle väljaütlemine. Aga see on selline nagu tagasivaatav, on ju. Kas on midagi, kuidas seda annaks pöörata ka siis edasivaatavaks, et see tagasisidest edasiside, nii et ma kujutan ette, et see on seal projektitunnis võib-olla või seal individuaaltunnis, aga et kas on midagi ka kogu kooliga, et niimoodi ühiselt vaatate tulevikku? Ja eks me reedeti, kui meil on oma kogunemised, siis me seame selle sihi järgmisteks nädalateks, et näiteks vaatamegi teiste häid külgi, et meil on olnud nagu seda ka, et ütle näiteks kellelegi kompliment selle päeva jooksul, et me anname selliseid väikseid eesmärke ka ja ise seame ka, eesmärgistame oma tegevust täpselt samamoodi ja sinna sa saad ka teha juba need, mis sammud sa võtad. Et see võibki olla, minul seavad täiesti omale isiklikke eesmärke ja need on tihti ka seotud oma mingi käitumisega, et ma ei tea, keskendun või olen sõbralik ja siis ta paneb omale need sammud. Teen seda, ütlen seda, et jah, nad seavad kogu aeg omale sihte ka. Ja kui juba eesmärkide juurde jõudsime, et meil on see teraraamat, mis kogu meie seda ennast juhtivat ja ennast jälgivat noort inimest aitab kujundada ja võib-olla ka ree peal hoida, et nädala eesmärk nõnda õppetöös, aga nädala eesmärk ka isiklikus elus ja plaanis ja siis ülioluline koht, eesmärgid on toredad küll, aga neile tuleb ka ikkagi tagasi vaadata, et kuidas mul siis läks see reflekteerimise osa, mida mul on tunne, et koolides võib-olla väga tihti ei praktiseerita, et ma kirjutan tahvlinurga peale tänases tunnis me käsitleme neid teemasid, aga kas need selgeks ka said, et selle peale võib-olla õpetaja ei ole väga mõelnud, et tema on enda meelest need tunniosad läbinud ja kõik on korras, aga et seal samas kohas siis tuleks ka vaadata see, et mis siis lastel nagu selge on ja nad ise hindavad meile ennast väga-väga ausalt. See selline valgusfoori meetod, et kuidas mal mingite asjadega on. Ja isegi nagu meie nagu hea tavaga, et ütlen tere ja aitäh ja palun, et mõni laps ongi täiesti värvib omal kollaseks. Ma unustasin talle tere öelda ja läheb kollaseks, sest ta ise tegelikult märkas seda, võib-olla ei julgenud siis nagu tagasi kõndida ja öelda, et ma unustasin tere öelda, et nad analüüsivad ennast hästi ausalt ja mõtlevad küll niimoodi läbi oma tegevused, oma kogu kooli nädala. Ja igapäevaselt me teeme tänulikkuse ringi, et nad vajutavad 5 tänulikkust omale peopessa ja võtavad need endaga koolist kaasa. Ehk siis selline positiivne, mõnus lõpppäevale ja ta vaatab ise ka tagasi, mul on päris palju, mille üle tänulik olla, sest vahepeal on mingi, võin mõned veel öelda. Ja siis on järsku 10, et see võib olla ka kas või selline lihtne asi, et ma ei tea, toit oli hea või et ma sain klassi ees seda teha. Et väga põnevaid asju tuleb sealt, et nagu ise võib-olla ei ootakski ja sa võtad, okei, see läks talle korda, et ma saan ju ise sellest tagasisidet, tema saab tagasisidet, ta läheb koolist koju selle emotsiooniga, et näed, ma tegin selliseid asju, ma olen selle üle tänulik. Ja see vestlusteema vanemaga ka, et mitte lihtsalt koolis ei läinud hästi, vaid mis asjad läksid ka hästi. Ja väike pai õpetajale ka, võib-olla on seal tänulikus vahepeal on. No nii, aga kui me nüüd kuulame, siis tundub, et lapsed on nagu väikesed täiskasvanud, hoolitsevad loomade eest, reflekteerivad, analüüsivad, teevad projekte. Kas te mängite ka siin koolis vahest või?
jaa, praegu võime minna Ohaga lintu vaadata. Seal on päev mängu täis, et tegelikult õppida saab läbi mänguga hästi palju ja me teemegi hästi mängulisi asju. Ka loomaga koos saab ju mänguliselt kõike teha, et just see tulen, veeretan, mul on lõbus, et ma ei tea, minu arust nüüd kogu aeg naeravad siin ringi. Et see vaba mäng on ka hästi oluline. Kõike ei tohi täiskasvanu vedamisel teha. Ja vaba mängu aja jätmine, näiteks see pikapäeva osa, seal meil ei ole nii, et me võtame koolitükid ette ja hakkame neid tegema. See on lastel vaba mängu aeg. Ongi nii, et täiskasvanu ei sekku, lapsed toimetavad ja mängivad ise ja esimene, teine klass siin lasteaia õues mudaköögis olid siuksed kohvikud, et anna aga olla. Nad vajavad seda ja seda on meie maailmas jäänud üha vähemaks. Peedul on veel kohe nagu eriti äge see looduskeskkond seal ümber, et seal on neil onniala, kuhu siis täiskasvanud ei tüki. Kui väga suureks kisaks läheb või nad tulevad lapsed ise kutsuma. Aga et seal on nende omad reeglid, seal on nende omad mängud ja ikka see ennast juhtiv noor inimene tuleb läbi sellega, et kus ta mujal harjutada saab seda üksteisega suhtlemist ilma, et täiskasvanu kogu aeg kõrval reguleeriks. Et las nad sätivad oma suhteid seal. Ja meil on siin igasuguseid mänge välja tulnud, et suuremad teevad ise lauamänge, siis mängivad siin, siis on teises klassis ma tean, et on haigalamäng, et võid uurida, mis mäng see on, et see on neil enda välja mõeldud, seda nad ka ise reguleerivad täiesti, kes kuidas parasjagu mängima peab, et nad leiavad need võimalused, et meil on ikka mingi pausid ka nagu jäetud ja võetud, et õue vahetund on samamoodi, et käivad õues, teevad seal omad mängud, et siin see loodusmaja park on hästi mõnus, et sealt tuleb ka igasuguseid põnevaid asju. Aga õppida saab ka mängides, et see ei ole ka probleem. Aga praegu te olete väikesed ja nunnud ja me kuulsime juba siin ringkäigu jooksul, et te kolite peagi uude majja sinna Lodjale lähemale ja veel loodusrüppe rohkem. Et kas te ei karda, et kogu see väiksus ja nunnusus, et te muutute nii populaarseks ja ühel hetkel olete selline kombinaatkool ka, et ei suuda kõike seda individuaalsust pakkuda? Siin on hea selline rohi, et neid selliseid väikseid nunnusid koole peaks lihtsalt Eestimaa peal rohkem olema. Et me võime mudelina ees olla ja selliseid teeme veel. Sest kui sa ajad nii-öelda kombinaatkooliks, et neid paljulapselisi koole on hästi palju meil juba, et katsume seda väikest ja nunnut hoida ka. Mul on tunne, et ma pean küsima ühe küsimuse ära, millest mul on tegelikult isegi hea meel, et me ei alustanud sellest kohe, see võib-olla suunab õpetaja kohe, meie ju ei saa nii, aga et mikrokool, et kui palju siis ikkagi teil neid lapsi on ja õpetajaid siin on Sädeteras? Et kuna Sädetera on 3. aastat praegu töötab, siis meil ongi 3 klassikomplekti ja klassikomplektis, et see laste arv seal klassis, et kuna me valime peresid ja valime seda mõttemaailma ja alustava koolina, et ei ole meil veel ka väga suurt tungi, sest inimesed lihtsalt ei tea Sädetera olemasolust, et siis praegu on meil klassis 9, 10 ja 5 last. Et ja me ei taha kindlasti võtta seal, et see 20 on ikka liig, mis liig. Võib-olla me selle 15-ga, kui me nüüd räägime siin, saaksime hakkama. Ideaalis võiks olla seal 10 ja 12 piirimail. Aga pearaha mõjutab meidki, et kogu see selline majanduslik pool siia kõrvale, et sa saad teha sellist kooli hetkeseisuga küll ainult siis, kui sul on väga suur rahaline tugi veel lisaks õppetasule. Et meil on üks pere, kes meid väga toetab ja aitab meil neist kasvuvaludest nagu rahaliselt üle ja loodetavasti ta peab muutuma, eks ole, selliseks isemajandavaks pikas perspektiivis, et seal me siis laveerime oma laste arvu ja õpetajate arvu vahel ja õpetajaid on meil me võime öelda, et töötajaid on 8, aga koormused on jah, et need täiskasvanute hulk, kes lastega kokku puutub, et neid on 8, aga samas muusikaõpetaja on ainult
noh, ma ei tea, andmas seda muusikaõpetaja jagu seal ja 4 tundi ja liikumisõpetaja samamoodi, et on väga episoodiline. Et ja kust need õpetajad tulevad, on nad siis teised teraõpetajad siit samast kõrvalt või kuidas? Klassiõpetajad on meil siiski nagu omad õpetajad ja täiskohaga Sädes ja samamoodi on projekttunni õpetaja Maie Kuusk on meie oma õpetaja. Teised õpetajad siis jah, et laename või noh, meil on Peeduga 2 peale on muusikaõpetaja, et käib trubatuurina kitarr seljas ühes ja teises koolis ja praegu nüüd 5 need B-võõrkeeled ja kõik see, et me jagame täheteraga, sest noh, sa pead nagu ka arukalt toimetama. Ja üksustena nagu aitame teineteist ka ikka, et praegu saavad õnneks käia teiste üksuste juures ka. No ja koolijuht on ka, jagab ennast 2 kooli vahel. Just. Kuidas juhina on see koos hoidmine, 2 koolipere hoidmine, et milles need väljakutsed seisnevad? Et eks ta ongi, kuna meil on fookus siiski nagu ühes kohas, et siis on lihtne. Noh, just nimelt, et see teeme neid väikseid nunnusid koole pigem rohkem, eks ole, et see ja siis tulebki juhte jagada, sest muidu samamoodi jälle rahaliselt ei veaks välja teisiti. Ja eks ikka, et inimesed on alati natuke erinevad ja see õhustik on natuke teistmoodi. Aga me saame kokku ja me teeme koos ja meie lapsed teevad koos. Et see selline suhtlusringi laiendamine ka, et, no, et sulle ei piirduks ainult sinu 5/5, nagu meil praegu on, vaid et nad saavad ka koos peedulastega teha, et me vaatame neid kokkupuutepunkte. Ja samamoodi see ressursside jagamine samamoodi, et ma ei pea siia lammast võtma, ma saan sinna minna. Ja nemad, kui soovivad koeraga tundi, siis saan seda teha, olemegi teinud mõnusalt, on ju. Et me saame nagu oma teadmisi ja kõike seda mõnusalt jagada. Jah, et see on nagu kokkuvõttes siiski Säde ja peeduõpetajad tunnevad teineteist väga hästi, sest me tänu minule, kes ma neid siis kokku liidan ja see üksteiselt õppimine on ka parimate praktikate jagamine, et see on alati väärtus oma ette. No ja ma saan aru, et mitte ainult õpetajad ei tunne teineteist, vaid ka lapsed tunnevad, et sõprusklassid, et see, mis oli kunagi, kui mina koolis käisin, sõitsime rongiga Rakkesse, tervitused Rakkesse, ma ei tea, kellega ma seal kohtusin, aga mingid diskod seal toimusid, et mida tänapäeva sõprusklassid oma vahel teevad? Õppekäigud on meil ühised. Jaa. Ma arvan ka, et õppekäigud või sellised traditsioonid ka, ehk siis mingid tähtpäevad, vahepeal tähistame lihtsalt koos. Et kui ikkagi on, ma ei tea, volbripäev, siis me oleme Peedule. Teeme seal lõket, sest seal on nagu võimalus teha lõket mõnuga. Et need asjad, jah, mis on maal, need on maal. Ja need, mis on linnas, need on linnas. Et saamegi võõrustada üksteist. Ja tähtpäevi me tegelikult teeme ka koos lasteaiaga, et ka lasteaia lapsed saaksid juba näha, et kuidas koolis toimetatakse üldse. Ja meie 1. klassi lapsed saavad ka tunda, et näed, mina olen see suur, kes teda nüüd juhendab ja saadab siin ja õpetab, et ka lasteaiaga saab tegelikult väga mõnusalt koostööd teha. No teil kindlasti käib väga palju külalisi ka väljaspoolt Tartut, et mitte ainult Tartu koolid ja koolijuhid ei käi siin, et mis on see, mis külalisi võib-olla kõige enam paneb sellise meie saaks ka ju tegelikult niimoodi teha, sellised asjad võib-olla, mis nad on leidnud siin? No põhiline on ikka see, mis neid võib-olla kõige rohkem imponeerib, et laps saab tunnist ära minna ja mitte midagi ei juhtu. Et see on, ma arvan, kõige suurem nagu see koht, sest see, et on loomad ja see on niikuinii, nad juba arvestavad sellega või nad teavad seda, kui nad Sädesse tulevad. Aga jah, et see pool, et vabadus, nagu selline vabadus toimetada või üks inimene ütles väga kenasti, et teil on siin nagu Euroopa kooli vibe, et sellist rahulikku toimetamist ja ei ole närvilist õhkkonda. Mõtlesin, et nojah, et ise ei saa aru, kui sa siin sees toimetad ja oled, aga jah. Ma arvan, et see koostöö osa on tihti võib-olla isegi üllatav, et kuidas õpetajad omavahel koostööd teevad, ehk siis ma istungi 5. klassi õpetajana 1. klassi õpetajaga kokku ja planeerime 1. klassi tunnid ära ja siis teeme vastu. Ehk siis me tegelikult nagu ka planeerime asju koos. Ehk meil on ju vaja, et meie see ühine joon nagu kajastuks läbi kõikide klasside. Ehk siis me teeme ka seda, me jagame oma nagu vastutust ka tööalaselt, et nagu ei ole seda, et see on sinu asi,
ei, see on meie asi, et meil koolis üldiselt, et see on ka olnud nagu minu arust selline üllatav, et aga see ei ole ju esimese klassi õpetaja, miks sa nagu teed, aga ma teen selle pärast, et kõigil oleks nagu hea. No Kersti, siin peab olema sinu hald ja käsi mängus, et kuidas sa saad need inimesed koostööd panema, teha niimoodi? See tuleb, või see peabki tulema loomulikult, et ja sa pead nägema inimesena seda kasu, mis ma sellest saan, et ma sinuga praegu koostööd teen. Kas ma võidan ajas, ma saan paremaid ideid, me kasvame kokku rohkem, et jah, seal sa pead võimaldama selle aja, kus inimesed saavad koostööd teha, et olen alati nagu öelnud, et tunniplaani tegemisel peab alustama sellest, et kõigepealt paned paika õpetajate koostööaja, siis paned paika, eks ole, see, kuidas loomad kenasti jooksma saaks ja et nad üksteise alla käia saaksid, siis vaatad üle selle, et õpetajal jookseks see päev nii, et või nädal niimoodi, et ta saab teha oma nädalat kokkuvõtvat tööd lastega, et tal oleks vahel auk, kus ta saab need tööd üle vaadata ja tagasi sidestada ja siis lastega saavad nad siis seda veel uuesti üle vaadata, et need on need kõige kriitilisemad kohad tunniplaanis ja siis saab seda teha, sest kui sa alustad kuskilt teisest otsast, siis ei tule seda koostööd ka, kui sa neid kohti seal tunniplaanis ette ei näe, sest me kõik, me keegi ei taha istuda siin õhtuti pikalt. Tahaks nagu mahutada tööaja sisse. Ja selle nimel me vaeva näeme, et see mahuks sinna tööaja sisse. Aga kindlasti on ka see, et kõik õpetajad usuvad seda, mida me teeme. Usuvad sellesse nagu kooli endasse, et nagu ma näen, et see ka hästi ühendab, et sa päriselt usud, et sa teed õiget asja, et sa teed seda, mida on vaja teha, et siis on inimesed nagu koostöisemad ka. Need on need asjaarmastajad sind. Ma saan aru. Need on need asjaarmastajad. No siis ma tahan kohe küsida, et Katriin, et aga mida sa teed, et sa nagu läbi ei põleks, et sa oled noor inimene, sära silmis, ütled, et ma teen seda, mis mulle meeldib, et õpetajad, nagu me siin läbi vestlust oleme jõudnud ka, et õpetajad põletavad ennast ju ise tegelikult läbi, et see entusiasm ja tahe teha on nagu nii suur, et kuidas sa ennast hoiad? Eks ma peangi ise enda jaoks seda piiri hoidma, seda ajalist piiri, et ma teen tööd siis, kui mul on tööaeg, et eks ikka juhtub hiljem ka ja kõike seda, aga me planeerime oma aja hästi korralikult ära ja siis nii on ju. Ja kui sa teed seda tööd niimoodi, et sa ei saa kokku ja sa ei võta omale tund aega lihtsalt muljetamiseks, vaid et mul on eesmärgid, nagu lastega meil on eesmärgid, siis meil peavad endal ka eesmärgid olema. Et nii, teeme selle, lahendame selle ära, siis sa teed kiiremini oma asjad ära. Et ma ei teagi, mingit võluravimit ei olegi siin, eks hetki on igasuguseid, aga proovime ise nagu hästi tõhusalt toimetada seda, et me teeme nagu päriselt asja. See, mida me lastele õpetame, et planeeri oma aega targalt ära, raiska aega, sest see on üks teema veel, mis mul väga hingel on, et me raiskame koolis laste aega nagu hästi jõudsalt. Just nimelt need, kellel on juba ammu valmis ja kes igavlevad ja need, kes ei saa mitte midagi aru ja sellepärast igavlevad. Et seda laste aja raiskamist on palju ja tõmbaks seda kokku, oleks seal tõhusad, siis jääb lustimiseks rohkem aega ja samamoodi on töötajatega, et õpetajad samamoodi teeme konkreetselt mingid asjad ära, mis meil tegemist vajavad ja siis meil on aega lustida, et ja püsime selles ajapiiris või ajaraamis, et see isiklik elu nagu rappa ei jookseks, sest see on üli oluline, see tasakaalu leidmine. Ja see ka, et kõik täidavad oma rolli. Ehk siis kui meil on mingi, ma ei tea, oletame, praegu meil ongi kodulehe tekst on meil toimetamisel praegu, siis mina teengi selle osa, sina teed selle osa. Ehk siis me jagame selle töövastutuse kogu aeg ära ja see nagu hoiab aega kokku, et kõigil on täpselt nii palju teha vaja. Et muidu olekski see, et mina olen entusiastlik ja tahan teha seda teksti, võtan kogu teksti ette, minul läheb ööseni. Ei, me teeme koos, me jagame need nagu, ma ei tea, tööosad ära, et see ka nagu aitab päris palju. Nii et teistele koolijuhtidele siis lisaks aja planeerimisest ja õigest otsast planeerimisele, siis peaks pakkuma seda ka, et on neid inimesi rohkem majas, kes lastega ikkagi tegelevad, ehk siis siin peaks vaatamist linna ja riigi poole, eks ju, et see rahakott oleks suurem, et me saame pakkuda seda noppeõpet, et me saame pakkuda vajadusel õpiabi, mingisugused projektõpped, et neid inimesi oleks lastega tegelemas rohkem, et me saame suunata nad ära, et me ei raiskaks kellegi aega, vist niimoodi on see kokkuvõte.
väga hea kokkuvõte. No nii, aga ma ei tea, kas meil on veel küsimusi, Signe? Kas teil on äkki mõni küsimus üksteisele? Ei tea, meil on nende küsimuste jaoks oma aeg. Jah, mul on tunne, et me vastame neile kohe, kui küsimus on, me ei jäta midagi enda teada, vaid see küsitakse kohe. Et see on ka veel üks võti, et otse ja ausalt. Otse ja ausalt ja nii nagu lapsed on ausad, maha kirjutamist meil ei ole, sest ma ju teen ise endale, ma vaatan, kuidas minul läheb, nii on ka täiskasvanute vahel see aus ja otse suhtlus, et me ei jää kuskil oma ideega nurka kössitama, vaid ütleme selle kohe välja. No nii, aga jätkugu teil siis rammu olla otsekohased ja ausad ning ikka omamoodi, et jaksaksite vedada teeraja ja vankrit ning et kogu koolipere, nii loomad kui lapsed, oleksid alati kenasti hoitud. Aitäh teile, Kersti ja Katriin, väga tore oli teiega jutustada. Aitäh! Järgmise korrani! Kuulmiseni! Hea kuulaja, loodame, et said tänasest saatest häid mõtteid ja uut inspiratsiooni. Mis väärivad laikimist, kommenteerimist ning hea kolleegiga jagamist. Toeta taskuhäälingut Õpime koos ning ole hariduse häälekandjaks. Vaata meie kodulehte www.opimekoos.ee ning leia meid ka Instagramist ja Facebookist. Õpime koos!